Teate, see on nii äge, kui sul tuleb vahepeal meesklinte ja sa saad lahti muukida nende koodi, mida tema hing on küsinud 40 aastat, mis pandi lukku juba sünniga. Pandi lukku. See pandi lukku juba sünniga. Ja kui siis meesterahvas, kellel on ära lõigatud tema täiskasvanud osaga kontakt enda hingetasandiga, enda tunnetuse, tajuga, kui ta saab selle ühenduse. Teate, kui ilus see on? See on nii ilus. Poistel eriti on selle võrra, ma ei ütle, et raske, aga teistsugusem luua kontakti selle kohaga, sest neilt oodatakse rohkem, nemad peavad olema rohkem raamides. Juba siis, kui nad sünnivad, nendega käitutakse teistmoodi. Aga hingetasand on üks. Ei ole vahet, kas sa oled tüdruk või poiss või mees või naine. Hingetasand on üks. Ja teate, kui ilus, kui sa saad lahti muukida selle koodi ja luua selle ühenduse, millest tal ise endalgi polnud õrna aimu, et see jäi maha. See suretati maha. Teate, kui ilus see on. Ja müts maha meeste ees, kes näevad, et midagi muud on ka. Lisaks sellele, et ma lihtsalt teen, käin tööl, olen, teen seda, sest tahetakse, ühiskond nõuab see tooma peale. On midagi muud veel. Kas su elu on päriselt täisväärtuslik? Kas sa tunned sisimas seda õnne, kui sinu sisemine laps on surnud, sest see on osa sinust ja seda osa ei ole võimalik maha suretada, maha jätta, luku taha panna. Aga sellega saab taas luua kontakti uuesti. Ja su elu muudab värve. Ja see on ilus. Ja mul on nii hea meel nende inimeste üle ja eriti meeste üle, kes näevad, et midagi enamat on veel minus. Ma sisaldan midagi veel, kui see kest, mida ma välja näitan. Ja see on midagi märkimisväärselt olulist, sest hingetasandil oleme me kõik samasugused.